Tere jõudu, me oleme täna suurel Põlvamaa tripil ja me oleme käinud juba teil Kambjas. Mis asja, Kambjas? Kambjas muidugi. Käisime ära ka Vassekuustes, nüüd me jõudsime otsapidi Mammastesse Põlvamaale, Põlva külje all. Ja mul on siin kunagi olnud, kui ma olin kaitseväes, siis siin olid mingisugused üksuse, mingisugused suvepäevad, ma vedasin seda läbi ja siis ma Tangile ütlesin, et kuule, et Mammastes, et seal võib-olla on ka mingi välijõusal või midagi tehtud, lähme vaatame. Siin me nüüd oleme ja selline äge koht, siin on võimalus jalgpalli mängida, võrkpalli mängida. Siin on hästi korralikud matkarajad, soovitan kindlasti, kes tuleb Põlva kanti, siis perega väga äge koht. Ja vaatame üle, mis siin võimalused on. Et siin on kohe alustada näiteks see sama takistusrada. Ja siin mul kiilus kinni. Ja nii edasi. Põhimõtteliselt, kui sa oled saledam ja vastupidavam, siis sa loomulikult sinu jaoks üle see rada probleem. Et eks need mõned kilod, mis on juurde tulnud, need teevad oma töö. Aga Tangiga arutasime, et kas lähme nagu niimoodi peale, lihtsalt vaatame, mis siin nagu üldse teha annab või teeme ikka ettevalmistusega. Ettevalmistusega on igav. Ma arvan, et sa ei viitsi ise ka vaadata, kui mingisugune asi toimub, mingi loogilises järjekorras. Vaat selline asi. Ma ütlesin Tangile, et mulle tundub, äkki see asi käib kuidagi. Jaa, see käib ringi ja tegelikult lapsepõlvest, kui sa oled kuskil köie otsas kiikunud või tead, ma ei kujuta nagu ette, kas siin on mingid kaalupiirangud. Ma võib-olla eksin, sõbrad, et mulle tundub, kui ma üksinda kiigun, siis see kuidagi kummaliselt nagu pärast murran ära midagi, aga ma arvan, et see on see, et sa saad karjaga teha ja see tegelikult seljale ja kätele on väga hea harjutus. Kõik võimalikud lauad, kõik võimalikud igasugused kangid on siin olemas. Et siin jällegi ma arvan, tõstad jalad siia peale, selili on siis tõsted, ülakeha tõsted. Siin on erinevad hüppevõimalused, ka tegelikult vastupidavuse osas hea. See peaks nüüd olema selline, kes on käinud nendes igasugustes takistusradadel, mis on nüüd tehtud. Siis ma arvan, et see on selline koordinatsiooni võimekuse selline, et sa saad, ütleme, et siin tegelikult selles asendis on päris paljud lihased koos töös korraga töötavad, nii et jälle ma ei ole sellist varianti mitte kuskil mujal näinud. Siin rööbaspuud ma tunnen ära, siin on nüüd sellised käsikud. Näed, kõht töötab, aga ma pean tunnistama, et jällegi võib-olla, mina ei ole selliseid otsasid näinud, aga minu käe jaoks, mul see käelaba ei ole nüüd mingi tohutu labides, aga siit näiteks kinni võtta lõuatõmmeid läheb, käel on jõle ebamugav. Et ma ei oska teile sõbrad öelda, andke mulle andeks, kui ma eksin, et kui ma näen selliseid asju esimest korda, ma võin ainult spekuleerida, mis sellega nagu teha saab. Siin on lõuatõmbekang, ma saan sellest aru, rööbaspuu väga hea. Siin on pingid. Jällegi. Sa nüüd istud siin pingi peal, aga ma ei usu, et see nagu istumiseks on, ma arvan, et sellel on mingi funktsioon, et tasub uurida. Aga jällegi, kui ma tuleksin siia, mis ma siin kindlasti teeksin? Ma teeksin tavalisi lõuatõmbeid, ma võib-olla käiksin nende peal, siin liiguksin ringi natukene, et see on nüüd vist selline asi. Ja nii edasi. Et natukene käe jaoks veeda natukene kitsaks, aga eks ta on mõeldud mingisuguste kergema kaalu inimestele võib-olla natukene rohkem. Et tööd siin oleks, ma saaksin siin pinkide peal, saaksin kõhulihased ära teha, rippes saaksin kõhulihased teha. See asi, mis oli see keerlev asi, see on tegelikult äge asi, kui sul oleks mingisugune teine sama kaaluga vend oleks vastas, siis keerleks seal ja ma arvan, et selline korralik hasart tekiks ja selja ja käe võtaks päris hästi läbi. Aga andke andis, võib-olla ma eksin, et võib-olla see ei ole üldse nagu kiikumiseks mõeldud. Ja tagumine ala, mis on, päris väikestel on seal ka kange asju ja igast liuväljasid. Ja ma arvan, et see ronimise konstruktsioon, see on ka pigem lastele.
tundub, et pigem lastele, kuigi kah siin saab võib-olla mingisuguseid asju enda trenni jaoks ära kasutada. Näiteks vaatame kohe üle. Mulle tundub, et see laius on isegi enam-vähem, mis puudutab nüüd siin rinnasurumist ja tagasi. Rinnasurumist, siin on rind ilusti töös ja tagasi. Ja tagasi. Et juba kui sul on tegelikult kuskil selline võimalus sellist rinnavenitust teha, siis ära ennast tagasi hoia. Ja samamoodi, näiteks selline liigud ette, venitus seljale ja liigud tagasi. Liigud jälle ette, venitus ja liigud tagasi üles. Samamoodi selg töötab, miks mitte. Igasugune liikumine on teretulnud. Me oleme Mammastes praegu tervisekeskuses, me käisime tankiga, vaatasime need rajad läbi. Seal oli üks mingisugune selline lihtne väliala, kus olid mingid rööbaspuud ja mingid sellised lihtsad asjad. Ja mõtlesime tankiga juba, et tõmbame otsad kokku, et tegime seal mingi väikse video ära ja hakkasime ära minema. Ja auto juures vaatasime, kui see mingi kolin käib, vaatan, et mingid sinised asjad paistavad põõsaste vahelt. Ja siia selja taha täiesti uskumatu, jumala korralik välijõusaal. Ma ütlen ausalt, siiani kõikidest välijõusaalidest ma arvan, et kõige parem välijõusaal üldse. Isegi parem kui Tartu laululava taga olev jõusaal. Aga vaatame nüüd üle kõik need võimalused, mis siin praegu on. Ma olen jalgupidi. Sipelga pesas. No igal juhul, sõbrad, see loob ainult emotsiooni. Kõik sipelgad on valmis mulle siia jalgade peale sirtsutama, tegema minuga just inimkatseid. Aga vaata, see annab nagu särtsu juurde. See on nüüd see osa, mida me nagu välja ei lõika. Ja me otsustasime, et me hakkame tegema selliseid videosid, et me ei valmista ette. Tuleb nii, nagu tuleb. Teil on huvitavam ja meil on ka, näed, jälle üks on siin jala peal. Ja meil on ka vähe valusam. Selg, seljapink, super. Seda pinki te olete juba näinud, näed, sa saad siin teha ühe käega seljatõmbeid ja saad teha ka mõlema käega korra. Aga siis ma olen nagu sellises veits veidras asendis, tõmban ette ja lasen käed ette. Tõmme ja tagasi. Ja siin samamoodi, nagu ma teistes välijõusaalis ütlesin, kui ma niimoodi teeksin, siis see raskus läheks siia vastu seda kummitihendit ja see venitus selja tagant kaoks ära. Väga äge seljamasin, et 4-5 seeriat, 10-12 kordus seerias, siin raskusest saab panna see ja päris korralikult, nii et tegelikult väga äge. Järgmisena, vot seda pinki me vaatasime. Mis asi see on, et välijõusaalis, et kas ta on mingi seljatõmmete plokk, jälle mingisugune, vot siin peab arvestama nende sipelgatega, kukulastega, et see on selline ebamugav, natuke ebamugav tegur. Aga nad jälle siin jala peal üks kõnnib. Ära nüüd roni siis soki vahele, et nii. Ma mõtlesin, et see on kuidagi moodi seljatõmmetega seotud. Vaatasin, ei, no lühikeseks jääb. Ja üllatus, sõbrad, üks välijõusaali pink, kus sa saad teha biitsepsit. Hopp ja tagasi. Hopp ja tagasi. Ja sa tunned, see sinu peenikene käsi, mis on nagu kurejalg, läheb jämedaks. Ta läheb nagu, ma ütlen, nagu mingisuguse tõupulli korralik selline jalg, sellest masinas siin, ma ütlen, see oli korralik üllatus meie jaoks ja piitsa, mis sa võiksid teha, mingi 3-4 seeriat, 10-12 korda seerias ja vaatame edasi. Vaat see pink on meile ka tuttav. Me täna juba nägime ühte sellist pinki ja see on siis selja tõmbepink. Ja täpselt samasugune asi oli ka siis Kambjas. No ma ise paneks jalad siia. Nii. Tõmme ja tagasi. Tõmme ja tagasi. Väga äge selline korralik venitus, sinna saad muidugi raskust kõvasti juurde panna. Et raskust ma võtsin natuke vähemaks. Vaata, kui sa näitad mingeid harjutusi, mingeid võimalusi, siis on see oht alati, et sa hakkad hingeldama, ähkima ja puhkima, et ja samamoodi külmalt nagu väga hullu ei hakka panema. Loomulikult mõni võib öelda, et te olete igavesti nigelad vennad, vot mul mingi onupoeg on palju kõvem mees. No las ta siis olla. Ja järgmine pink. Saate aru, sõbrad, ma olen nagu koju sattunud. Vaatasin seda pinki, mõtlesin tükk aega, siin on nüüd juhendud olemas, on ju. Aga nagu ma ei uskunud oma silmi, et selline pink on reaalselt olemas. Et selliseid pinke toodetaks.
sa hoiad küünanukid keha lähedal, surud käed sirgeks ja kõverdad. Sirgeks ja kõverdad. Ehk siis tegemist on triitsepsi harjutusega ja sirgeks ja kõverdad. Igasuguste pinkidega on see osa, et see nagu autoga, vaata, sa võid olla kogemustega autojuht, aastakümneid autoga sõitnud, sa istud mingi teise auto rooli ja sul on ikka see tunnetus on ikkagi teistmoodi. Kas see gaasipedaal on natuke teistmoodi, rool on natuke suurem või väiksem, käigukang on kuidagi teistmoodi. Võt siin on masinate puhul on ka, et teed aga nagu siuke harjumatu on. Aga samas jällegi kõik saab tehtud. Ma alguses mõtlesin, et see on üldse üleveo jaoks jääb ta natukene lahjaks. Järgmine pink on siis see pink, kus siis enne oli siin, ma arvan, mingisugused, ma isegi ei kujuta ette, mis spordiala nad tegid. Mees tegi säärt siin on võimalus teha nii küki kui säärt. Küki puhul, nii, umbes õlgade laiune argseis. Sa liigud alla ja liigud üles. Sa saad päris sügavale minna. Ma olen päris sügavale nüüd ja tagasi üles. Nii sügavale sa tegema ei pea, aga selline võimalus küki jala baasharjutus. Ja säär, tõused siis siin klotsi peale, hopp ja maha, hopp ja maha, hopp. Töötab nii säär kui reis ja kui oled lõpetanud, paned selle ilusti lukku. 2 pinki on veel üle vaadata. 2 pinki on üle vaadata. Järgmine, vaat siin me nuputasime natuke aega, et kuidas see pink käib. Et alguses ma proovisin, vaatasin, et kas ta on nagu surumisega, ette surumisega, ei ole. Siis ma mõtlesin, et ta on kuidagi niimoodi, ma ei saanud nagu liigutadagi. Pildi peal nagu vaatad, et aga ei olnud tähelepanelik. Vaata, kui sa paned selle jala niimoodi ja reie 4 pea ette surumine, sirgeks ja tagasi. Sirgeks ja sujuvalt tagasi, kiiremini ette ja sujuvalt tagasi. Ja jällegi, ma arvan, et ma siin oleks mingisugune 3-4 seeriat teinud, oleks mul see liikumine palju kindlam. Ette ja tagasi, ette ja tagasi. Ehk siis reie 4 pea, seda võid teha korda mööda ilma suuremate pausideta. Jällegi täiesti üllatus, et selliseid pinke ka tehakse ja toodetakse. Ja järgmisena rinnalihas. Rinnalihase pink. Nii, võtan endale mugava stardiasendi. Küünanukid kehast kaugele eemale. Surun sirgeks ja tagasi. Surun sirgeks ja tagasi. Päris sügav venitus. Siin selles sügavuses ma tunnen seda rinnavenitust päris hästi. Jällegi, kui ma siin ise elaksin ja käiksin regulaarselt, siis ma võtaksin mingisuguse jäiga padja, ütleme mõned sentimeetrid, võib-olla isegi 5-6 sentimeetrit kõrgem, ma saan selle venituse sügavama. Aga mis me siin tehtud saime? Me saime seljatõmbed saime tehtud, saime laiad seljatõmbed tehtud, me saime rinnalihase tehtud, me saime triitsepsi tehtud, me saime biitsepsi tehtud, me saime jalad tehtud, kükid, säär, mis me siin veel teha saime? Reie 4 pea, ideaalne. 4 masinat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masinat. 7 masina peal põhiasjad saime ilusti ära teha. Kõhulihast, rööbaspuud on siin veel, lõuatõmbekangid on olemas. No mis sa veel tahad? Enne ja pärast sa võid siin jalutada, siin on päris korralikud sellised matkarajad, võid kerge sörgi teha, et peaaegu oleksime selle välijõusaali jätnud tähelepanuta. Ma kujutan ette, et me oleksid minema sõitnud. Me oleks selle teise mammaste, selle väikse mingisuguse nurgakese üles pannud. Siis teate need eestlaste need kommentaarid. Jobud olete idikad, seal on selline välijõusaal, pimedad olete. No, muidugi oleme pimedad, ela ise nii kaua. Kõle, aga olge sõbrad, jällegi üllatus on ju. Meie endi jaoks ma ei teadnud, et selline asi siin nii uhke välijõusaal on siin olemas. Et käige avastage, küsige uurige oma tuttavatelt, on ju. Käite kuskil oma perega koos, pangegi kõigile mingid trenniriided selga, näete mingit ägedat kohta ja liigutada natukene ja ma arvan, täna see on meil, mis ta on meil 4. saal juba, me teeme Kambja jõusaali, vaatasime üle, Vastsegustes avastasime ägeda jõusaali väikse nurgakese, siis siin mammastes ühe välijõusaali, kus on kangid ja asjad, lihtsalt rööbaspuud, siin on juba väga korralik, on ju.
ega pead ei või anda, et me täna veel kuhugi satume, kus on mingisugune selline masinapark. Igal juhul sõbrad, äge, nii äge päev on, et ma usun, et te rõõmustate koos meiega, talvel on neid videosid äge vaadata. Aga olge tublid ja meie jätkame oma rännakut, jälgige, visad, vennad, tehke ennast jälgijaks ja teil on palju operatiivsem ülevaade, et kui te natukenegi jõusaalides käite, ma arvan, et meie saated on kindlasti sellised huvitavad ja on mida meelde jätta. Aga tankiga me tõmbame otsa, kui tank on teisel pool, te lehvitab ka teile ja saadab õhusuudluseid, et järgmine kord siis jällegi mingisugune põnev koht ja olge tublid ja liikuge, davaiks!